millal muutuvad mehed tõrksaks või selliseks vaenulikuks või nagu selliseks turtsuvaks kassiks, nagu kõik, mis sa teed, on valesti, kõik, mis sa ütled, on vale, kõik, kuidas sa välja näed, on vale ja nii edasi, on ju. Well, Simon says, et see juhtub siis, kui räägitakse teiste naistega, suheldakse teiste naistega, eksidega, potentsiaalsete kurameerimisobjektidega, veel teiste eksidega, tulevaste eksidega ja elatakse selles mingisuguses illusioonis, et kuskil on nagu rohi rohelisem ja taevas sinisem, selle asemel, et nagu endal rohtu väetada, rohida, harida, niita, kasta, istutada sinna lilli, anda sinna päikest. Oma rohule me läheme kuseme, sülitame, situme, solvame, kõnnime jalanõudega üle põhimõtteliselt, eks ju, poriste jalanõudega. Viskame sinna lihtsalt suvaliselt mingisuguseid lilli, mis mitte midagi ei tähenda mitte kellegi jaoks. Suvaliselt, nagu konkreetselt suvaliselt lihtsalt visatakse mingisugune puhmas üle ukse umbes nagu. Ja siis arvatakse, et tehti mingi sajandi žest. Aga sul on veel nagu päris järedalt meeles see, kuidas su elutuppa, su magamistuppa, su arvutilauale ilmusid mingid võõrad naised pildiraamis su lapse isa kõrval istumas. Lihtsalt siukse järjekordse ilusa žestina. Et sind ikka nagu imeliselt tundma ennast panna. Ja see ei ole ka üldsegist mitte vaimne vägivald. See on lihtsalt normaalne. Ja kui sulle see ei meeldi ja sulle see ei sobi, siis uks on seal. Mulle tuleks meeldegi, mõttessegi panna mingite ekside pilte kuhugi seinale või lauale või demonstratiivselt mingisuguse tuju tulemusena, et kellelegi nina alla hõõruda tema mingisuguseid, mis iganes. Aga mõndadel tuleb täitsa vahvasti kohe. Peaks endale ka tegema autahvli seinale. Ekside autahvli. Täitsa tore ju. Iga hommik käin aga mööda ja rõõmustan, kui tore oli. Aga millegipärast on need ju eksid. Milleks siis mingisugust autorit veel nagu kummardada. Kui oli hea ja on nii hea, siis palun, eks ole. Aga millegipärast ju kõnniti minema selle suure Kalevi juurest või Lindaga messimisest.